Seidi ignoreerib mind lihtsalt. Oh my god, mu meik on nii nunnu. Show on reaalselt kohe hakkamas. Ma ei ole midagi nii ägedat enne näinud ega kogenud. It is showstopping, päris ausalt. You have outdone yourself. I'm not gonna lie, mu tripodiks on praegu mingisuguse kokteiliklaas. Show sai läbi ja ma võin ausalt öelda, et midagi nii vinget mina oma nii-öelda influenceri karjääri ajal enne kogenud ei ole. Siis kui see laulmine pihta hakkas ja need noodid, mida hititi, ma reaalselt mõtlesin, et ma olen taevaväravatesse saabunud ja see ongi see, mis mind ootab seal, sest see oli nii ilus. I would be lying, kui ma ütleks, et mul ei tulnud veits pisar silma, ma muutusin emotsionaalseks veidikene, sest see oli lihtsalt nagu mind-blowing. Ja siis see, et ma arvasin, et need on mingi seljatagused toed, aga ei. About You mõtleb igale väiksele detailile. Ma olen nii tänulik. Midagi nii ägedat, sellist koostööd on raske leida ja ma lähen nüüd sööki võtma, ma võtan kaasa teid. Lähme otsime süüa. Vaatame, siin on nii palju rahvast. Pidu käib, tegelikult siit peaks minema veel edasi mingisugune buss kuskile, mis viib meid peole. Kui ma leiaks appi, kui äge siin on. Oh my god, ma lähen sööki. I have found the food. Ma ei usu, et otsa saab. Või ma ei tea. Hummus ja falafel, see oli mingisugune karrikastme sees vorst. Siin on mingi rapp, crème brûlée, kerge miniburgeri vibe. Ja ma ei taha fangirl olla, sest ma ei ole fangirl, ma ei ole selle fänn, aga me näeme siin väga palju tuntuid inimesi. Makes me feel special. Kui te olete näinud artiklit ühest mehest, kes räägib, et ta on täiesti straight, tal ei ole mingisugust, ta on täiesti straight, talle meeldib kanda kontsisi ja seelikuid. Kui te olete näinud seda artiklit, selle mehega ma täna rääkisin ja ta näeb ülitaup välja, ma filmiks teda, aga see on veits
ja see on veits privaatsuse rikkumine, aga ta istub minust vasakul ja ta näeb nii äge välja. Ma hakkan nüüd sööma, sest et I am starving ja siis ma arvan, me lähme viime hotelli need pakid ära ja lähme afterpartile. So, nüüd ongi läbi saanud, afterparty on algamas, kui ma enne mainisin teile, et siin on üks inimene, keda kindlasti ka paljud teist teavad. Chances are, et me istume ühes lauas, me jutustame, me läheme koos peole. Samuti, you're not gonna believe it, kes mulle reaalselt silma sisse jõllitas, ta istus minust 2 meetrit eemal. Ta istus maha ja ta vaatas mind. Selleks oli ei keegi muu kui Will I Am Black Eyed Peasist. What are the chances? Oh my god. Appi, mu silmaümbrus on ikka nii paistes. Ühesõnaga, kell on mingi 2, on aeg magama minna. Ma natukene vlogisin afterpartil, aga ma olen lihtsalt nii väsinud. Me Seidiga tegime TikToki ka, kui me seal olime. Kuidas ma seda panen siis? Ühesõnaga, afterpartist on siis üks TikTok näidata ja room tour. Me reaalselt afterpartil lõime mingi 3 kokteili ainult. Sõime pizzat, meil anti taustu pizzat, jäätist, Reese's mingi peanut butter cups. Ühesõnaga, see oli fully nagu stocked. Ma jõin ühe pudeli vett ka ära, mis on nagu nii positiivne, sest Future Rada raudselt tänab mind. Aga jaa, nüüd ongi mega väsimus peas, ma tõmban see kerra ära ja me magama. Homme on Seidil viimane päev. Mina, Merilin ja Diana oleme esmaspäevani, Seidi on pühapäevani. Seega homme on Seidil viimane päev. Me lähme pannkooki või mingi breakfasti sööma hommikul, ärkame. Ja üritame teha sellest viimasest. Seidi viimasest siin aegapäevast mingi mõnusa päeva. Ja siis lähme, oleme turistid veits, me oleme iga päev põhimõtteliselt ainult shopanud ja ma kõhkan enne. Ja on aeg shoppamine ma veits jääks kõrvale lükata. Reaalselt, palju mul täna raha läks? 20 € vist või? Väga vähe. Nagu takso söök. Mul läks mingi 25 € täna, mis on tõsiselt vähe, sest meil oli nagu 6 alates me olime juba seal Fashion Week evendil, kus oli jook, söök, kõik oli tasuta. Aga jah. Homme lähme siis mina, Diana ja Merilin Leegeri fashion show'le. Enne seda naudime aega tüdrukutega. Ja siis ma arvan, kuna see homme on meie viimane õhtu, siis lähme võib-olla nice dinnerit sööma kuskile. Tin-tin. Nii et näeme homme. Bye bye. Ja tööd. Breakfast time. Seidi võttis muna, kerged oliivid, salat, juust, tee. Näeb nii välja. Mul on siuke sandwich salatiga. Yummy. Terve hunnik saia. Mina võtsin sellise munapudru asja koos mingi juustu, oliive. Vlogerid koos tripil, siis kõik vlogivad, kõik filmivad. Aga ja, sööme väikse breakfasti ära. Ja lähme linna peale. Aada söögi peale kõige kadedam, see näeb välja nagu mingi pretzel pizza lihtsalt koos salatiga. On küll, jah? Njam-njam. Sama sina. Tead isu? Ma ei ole teeninud. Sa võime saia võtta? Jaa. Ja me oleme tagasi kesklinnas Aleksanderplatsil. Me Seidiga otsustasime, et me tuleme Starbucksi ära juba, tüdrukud valivad ehteid. Siis saame kokku ja siis oleme veel, võib-olla lähme
Berliini müüri äärde, mina olen seda näinud, osad ei ole, sina pole vist kunagi samal käinud. Lähme vaatame midagi sellist ka ja siis oleme ringi. Täna on Seidil reaalselt viimane päev. Sul läheb lend paari tunni pärast. Läheb. Sina hakkad liikuma paari tunni pärast. Meil on viimane õhtu, täna lähme siis dinnerile. Ta on mingi fancy'mad söögid. Ega muud polegi, vaadake seda kutsut seal. Jälle lahti. Siin Saksamaal on kõik koerad lahti lihtsalt. Jaa, kõik käivad. Ta kõnnib lihtsalt, ta on nagu, ma ei saa aru, mis ta on Chihuahua ja paagi ristsugutisest. Aga that Starbucks for you right there. Mina sellega nii obsessed ei ole, sest ma elasin Soomes ja Soomes on Starbucks. Aga Diana tahab siia minna, siis ma mõtlesin, et me võtame kohvi, siin on mega head kohvid, nii et mulle täitsa sobib. Mustikamuffi ma filmin siitpoolt, sest siitpoolt on veits ilusam, siit ma olen juba närinud. Ja siis mu lemmikasi Starbucksist tellida on venti või grande, iced latte, oatmilgi ja karamelliga. Kõige parem. Njam-njam. Oh. Nice! Mul on 22C ja 31C. Mis sa panid siis seal, et 2 tükki sai? Suitsuhais. Sa oled nii happy oma frappuccinoga. Õilane! 19.45. Kell on 19.45 ja me oleme moesuurel kohal. Selline on mu meik, ma ei võtnud kaamerat kaasa, sellepärast et mul lihtsalt ei mahu kotti. Merga on ka siin. Mul on ülipisikene Kessi käekott ja mul lihtsalt ei oleks mahtunud kaamerakotti, seega te saate veits halba iPhone'i kvaliteeti täna. Väike joogikene, mis meile anti siin. On mu outfit. Väike Kessi roheline käekott, roheline mantel. Kergelt sädelust ja kontsakingad. Rebirth maailma sattunud. See setup on nii haige siin, aga üliäge. No, me oleme emake sees. We're in a vagina. So never waste anything. I missed being here. Kuule. Nii. Ma teerin sind millegaks. Söö üks see oliiv ja palun ütle mulle, et see ei maitse nagu toores lehmapiim. Aga otse udarast. Ei, see ei ole sama maitse, mis eile. Proovi. See ei olegi sama maitse, mis selle. Terve oliiv suhu korraga. See on kivi ka enne. Ja alla neelama. Kivi. Ei, oliivi. See oli funny. Nagu värske kodujuust. Tegid see nii palju hullemaks nagu. Aga läheb alla või? Ma ei tahaks olla vastu, aga see peab minema. Mu laut lõhnab. Okei, ma saan täpselt aru, millest sa räägid, aga... Väga ei keri, jah? Tere hommikust, täna on meie reisi viimane päev. Me tulime kohvikusse, kus ma võtsin väikse kakao latte endale, pole sellistesse enne proovinud. Ja täna teeme siis nii-öelda veidi turistikama päeva, kui meil muidu on olnud. Käime siis vaatame juutide memorial site'i, lähme Berliini müüri vaatama. Ja siis kui aega üle jääb, siis läheme veidi kolama veel poodidesse ka. Kell on praegu 11.21. Ja me peame olema tagasi hotellis umbes 4:30. Ja siis 5 paiku takso võtma ja hakkama lennujaama minema. Me jõuame alles täiesti südaöösel, natuke isegi peale seda Eestisse. Ja mõtlesingi, et võtan vaikselt vlogi kokku, sest et
ütleme nii, et koduigatsus on suur ja see reis on tegelikult läbi küll võtnud mu täiesti. Aga samas see oli täpselt siuke väike reis, väike puhkus ja energiapuust, mida vaja oli. Ja selliseid asju võiks rohkem teha. Aga jaa, me joon oma kohvikest edasi ja lähme vaatame ja avastame linna. Nii, me käisime nüüd väiksel turistiretkel ka, vaatasime üle siis Berliini müüri, käisime juutide Memorial Site'il. Tundus veidi ebasobilik neid pigemalt vlogida, kui seal on nii palju õnnetust ja kurbust täis. Et selle vlogi osa on taaskord söögikohast. Me tulime mingisugusesse autentsesse saksa toidu kohta. Selline nimi siis. Mina võtsin endale selle siit. Ja Cocasero. Ja me oleme poolele linnale juba ringi peale teinud. Me oleme otsapidi jõudnud ringiga erilased. Not a fan. Nii, ma tavaliselt ei ole selline, kes kommenteerib oma vorstikeste välimuse üle, aga nad oleks nagu kõdunenud vorstikesed. Aga ma maitsin ikka, ma olen kindel, et see on hea. Siin on meatloaf action. Kurrivurst or something. Ülihad näevad välja teile, siis mul on... Ma võin jagada enda seda. Kuigi ta on seest ka samasugune, ta on lihtsalt väljast. Hea tissu. Aitäh. Tere. See on väga creepy, ma ei saanud kaugelt aru, kas see on lookalike, kes siin seisab või see on nagu päriselt vahakuju. Ja siin on museum, kuhu me ei lähe, sest see on nii kallis. Ed Sheeran näeb selline lähedalt välja. Täna ei suuda seda lähedavalt teda. Kui te olete kunagi mõelnud, milline ta lähedalt välja näeb. Tal on isegi mingi punn pandud sinna. Mis see on? Käisime Dunkin Donutsis ka, ma juba ühe sõin ära. Ma võtsin Nutella Crunchi ja siin on strawberry donut, mille ma võtan lennukisse väikseks näkiks kaasa. Oh my god. Ma jahusin mitu päevat, ma tahan mind katedrali näha. Ja me tulime nurga tagant siit ja me saime kõik kreepsu. Selle massiline suurus tegelikult. Holy cow. Kui ilus. See on lihtsalt ümbritsetud pargist ja kanalist ja issa kui ilus. Appi kohe käisin on nagu see hoone ka. Janele jookseb seal kuskile vlogimaterjali. See on reaalselt see, et sa tuled vlogeritega reisile. Ühel on kaamera käes, teisel on kaamera käes. What is this? Mis puu see siuke on? Väga kahtlane, aga väga ilus. I am back home. Tegelikult selle video filmimisest on aega möödas juba paar nädalat. Teine osa on aega võtnud. Sorry, aga here it is. Taaskord mul ei ole outrot filmitud. Me olime kõik lihtsalt liiga väsinud. Ma ei oleks jaksanud kuskil lennujaamas filmida. Aga loodan, et video meeldis. Outro on siis siin. Pange thumbs up videole, pange subscribe. Ja ega muud ei ole. Kohtume järgmises videos.